Tere! Minu nimi on Margus. Selles videos tutvustan teile Toyota Land Cruiser, mille varustus on Black Edition. Ust avamine puldist, nuppudele vajutades, sulgemine ka, või siis võtate käepidemes kinni, avanevad uksed ja siin käepideme peal on 2 joont, mille peale pannes siis näpu sulgevad uksed. Ja manuaalselt on võimalik siis ka avada puldis siis, et seda osa lükkad paremale, avaneb võti ja puldis, või siis manuaalse võtmega saate uksed kinni lahti teha. Siit edasi liikudes vaataks pagasiruumi juurde. Pagasiluugi avamine on siis siit, teed lahti ja siin külje peal on olemas tegelikult ka võtmete avamine, võtmete sulgemine ka tagaluugile. Ühesõnaga ülevalt on siis lukku, alt on siis lahti tegemine. Klaasi ülemine osa siis avaneb siit nupust. Saate avada, väiksemad asjad sisse visata ja sulgeda ja suuremad asjad siis, kui on tarvis pagasiruumi panna, avate luugi tervenisti. Siin on siis pagasiruum. Pagasiruumi kate on näha siin. Saate seda edasi-tagasi liigutada, kui soovite, peale maha ja tervenist äravõtmine on siis nendest osadest pigistate kokku, saab ära võtta. Pagasiruumi matt on siin näha, kaubavõrk, vargaostute mootorite komplekt. Land Cruiser enamasti on siis 220 volti pistiksi. Kõlar siis JBL-i kõlar on paigutatud siis pagasiruumi, kui on tarvis. Ja olulised kohad või asjad on veel siis, et luuk, juhul kui on tugev tuul, siis seda luuki saab lukustada siit sellest osast ära. Siis ta on nagu kinni ja ei lähe kinni tuulega. Ja uuesti avades ta siis ühesõnaga saab kinni panna. Tagaluugi sees. Siin on võtmete komplekt, ühesõnaga varuratta alla laskmiseks. Varuratas on siis antud autol põhja all ja paned võtme kokku, pika võtme. Siit avate selle katte, võtme suunate sinna sisse, seal on üks koht näha, kuhu see peab minema ja keerate varuratta alla ja saab ka üles tõsta. Teise luugi taga paistab või on siis ühesõnaga kolnurk ja siin on vähe asju veel, kuhu saab asju lisada. Nii, üks oluline koht on veel siis tungraud kui selline, et antud autol ta asub siis pagasiruumis. See luuk, kus taga ta asub, on siis vasakul pool seina küljes, avate selle luugi ja siin taga on siis tungraud, millega saab vajadusel siis ratast vahetada. Sulgemiseks lükkate luugi kinni. Kui soovite lukustada, siis siin oli lukustamise võimalus ka olemas, võtmeta. Parkandurid taga, piiksumise teel annavad märku, kui objekt hakkab lähenema, ühtlane pinin siis on juba stopp, et edasi tohi liikuda, et objekt on juba 30 cm kaugusel. Siia poole liikudes siis kapott ja tankimisava. Tankimisava on esimene hoob siin jalgade juures, teine parempoolne hoob on kapott, et saab siis mõlemad avada ühest kohast. Tankimisava avate, korgi jällegi hoiustate siis siia. Antud auto on siis diiselmootoriga, ainult siis diiselkütus, bensiini ei tohi lisada. Ja kui olete tankinud, keerate senikaua, käib siuke väike nõks ja lükkate kaane kinni. Edasi läheks kapoti alla. Kapoti avamiseks paremalt poolt märgi juurest käsi alla, leiate üles kohe hooba ja sellel autol on siis amortisaatorid, mis tõstavad ise kapoti üles. Manuaalselt siis tuleb sulgeda. Ja põhikoht, miks te siin üldse käima hakkate, on klaasipesuvedelik. Must kork, pilt on peal ja meie poolt alati siis on loovutame selle auto klaasipesuvedeliku paak täis pandud. Mis on oluline koht veel on, eks antud auto omanikul AdBlue. AdBlue asub sinine kork siin, et seda paaki on vaja täita loodetavasti iga poolduse välba kestab ära see paak, aga juhul kui varem, siis ta hakkab kindlasti märku andma ja siis on vaja ise kas lisada või siis tulete meile, me lisame paagi uuesti täis. Et see on siis kütuse lisand, mis täidab Euroopa Liidu norme välja hingatava õhu poolest siis. Diiselmootor, nüüd on uued mootorid, 150 kW, õhufilter temale, jaotusvedeliku anumad, kaitsmete plokk, roolivõimõli, diislifilter ja aku on siis siin. Et plussklemm on kattega, miinus on sealpool ja voolu võib enda autole võtta, teisele autole anda, peaasjalt jälgite, et pluss läheb pluss, miinus läheb miinus. Ja paneme kinni. Sulgemine siis lükkad lõpuni alla ja on suletud.
Ees siis on udutuled, LED-tuled, lähikaugtuli on LED-tuli ja päevasõidutuli samuti LED. Parkandurid annavad piiksumise teel jällegi märku, et kui objekt on lähedal, 30 cm kaugusel, kui on objekt, siis tuleb ühtlane pilin ja juba siis stopp. Tulepesurid on Land Cruiseril eraldi nupp minu teada, et vajutas nuppu pritsib tuledele siis klaasjuse vett, et oleks puhtamad. Ja jällegi radarid, 2 radarit on siin Toyota märgi taga, üks oli siis kokkupõrkennetus, jälgib ees toimuvat, annab märku, kui on oht ja viimasel hetkel, kui auto tunneb, et sa ei reageeri, pidurdab ise. Ja teine radar, mis on märgi taga on adaptiivse püsikiiruse hoida distantsi hoida radar, hoiab siis ees oleva autoga distantsi, sama distantsi, mis te olete siis rooli pealt ise valinud. Talv tuiskab eest täis, loomulikult siis radar ei näe, annab teile märku ja siis on vaja tulla puhastama. Ülejäänud radarid on esiklaasil, seal on siis radar, mis vahetab kaugtulesid ise, raja jälgimine ja kiiruspiirangu märkide tuvastus ja nende kuvamine siis ekraanile. Siit edasi liikudes rehvirõhuandurid. Igal rattal on rehvirõhuandur, kaasa arvatud siis varurattal, jälgitakse rõhku ja juhul, kui midagi valesti on, siis auto annab teada. Ja juhul, kui auto tunneb maanteel, et midagi valesti, annab märku, siis kindlasti jääge kohe seisma, suure tõenäosusega vaja hakata kas parandama või vahetama, eks ju, või kutsuta abi, Toyota abi. Hommikuti käivitades jällegi midagi ei pruugi olla katki, juhul kui ta annab märku, et tulge lihtsalt autost välja, kõndige ümber auto, kui tundub, et refi kõrgused on kõik ühesugused, siis võib sõita, aga tulge siis kindlasti kontrolli või kontrollige ise. Ja siit edasi liigukski salongi. Ukse pealt alustades siis elektrilised aknad, kõik 4 tükki, uksed manuaalselt kinni lahti ja akende blokeering. Kui see nupp on sisse lülitatud, siis töötab ainult juhi aken. Siit suunaks tähelepanu ka sellele märgile või teatele, et juhul kui tahmafilter on täis ja tekib siuke märk, siis auto tahab, et te läheksite sõitma vähe pikemalt maanteele. Ja selleks, et seda teha, peab vajutama kindlasti sama märgiga nuppu siit, et siis auto saab aru, et te olete seda sõitu tegema minemas ja hakkab tegema oma protsessi. Istme reguleerimine siis edasi-tagasi see pikk nupp, siin edasi-tagasi. Esimest osa sellest tõstes või langetades saate reguleerida esimest patiistmel ja tervet istet siis üles-alla tagumist otsa liigutades. Seljatugi siit ja nimetoe padi. Ühesõnaga ettepoole seda nuppu hoides siis täidate alumist patti ja teisele poole hoides peal siis ta padi tühjeneb, et saab alaselja osa siis reguleerida paremini paika. Rooli reguleerimine on sellest nupust rooli külje peal. Rooli saate reguleerida ainult siis, kui on auto siis käima pandud või vool peale pandud, et ta on elektriline. Siit nuppudest automaatsete kaugtulede valikunupp, ühesõnaga kui see on sisse lülitatud, siit kangi pealt on valitud auto ja kang on lükatud ette, siis saab auto aru, et radar siis hakkaks vahetama kaugtulesid automaatselt. Tuledepesuri nupp, küljepeeglid, parem-vasak, üles-alla parem-vasak ja kuidas peeglid on, kas kogu aeg lahti, kogu aeg kinni või keskel auto peal. See auto tähendab seda, et kui panete uksed võtmest või puldist kinni, peeglid jooksevad kokku, kui teete uksed lahti, siis peeglid lähevad lahku. Ühesõnaga, salongi valgustuse reguleerimine on siis siit, mis on uste sees need tulukesed ja stop and start, on-off, juhul kui te ei soovi, et foori taga mootor välja sureks seistes, siis lülitate sellest nupust selle funktsiooni maha. Ja alumine oli siis see tahmafiltri põletamise nupp. Roolite rääkides, siis siin on üles-alla valikud raadiokanalitele, pluss-miinus seda osa liigutades üles-alla saad heli valimaks, vaiksemaks panna. Mode'i valik on raadio pealt siis vastavalt kas USB, AUX, AM, FM ja Bluetooth. Häälvalimise nupp. Häälvalimise nuppu saate kasutada ainult siis, kui inglise või vene keeles räägite, eesti keeles valikut ei ole. Telefoni vastuvõtt, ärapanek, juhul kui te olete telefoni ühildanud. Paremalt poolelt siis on valikud antud ekraanilt üles-alla, parem või vasak. Esimene vaade on siis keskmine kulu palju võttis nulli, või tähendab kütust ühesõnaga peale viimast nullimist. Keskmine kulu peale viimast nullimist uuesti, siin saab ka seda nullida, ühesõnaga vajate enter nuppu peal. Allapoole veel minnes näete ära, palju saate kütusega sõita, mis on paagis. Kui ökonoomselt te sõidate valik. Kiirus, siis ei pea jälgima seda kiiruse näidikut sealt, vaid näed numbriliselt ära.
TPF-filter, mida saab jälgida siis, et kui palju ta nüüd on täitunud, kas ta on juba midagi ära põletanud ja siis saab ise minna ka maanteele seda protsessi lõpetama, kui on auto teada andnud. Paremale liikudes näeb ära siis, kuidas rool asetseb, see on näiteks maastikusõidul oluline, näiteks mäest laskumisel näeb ära, kuidas rool asetseb, tavaliselt seda ei hooma, kui sõidate alla. Rehvirõhud näitab ära numbriliselt, palju on rehvirõhud praegusel hetkel. Ja nüüd jällegi paremale liikudes, navigatsioon, kuhu suunas sõidate, põhilõuna, ida, lääs, raadiofunktsioonid, kanalid saab ka siis vahetada siit, aga loomulikult on kõik juba siin roolil olemas või raadiol olemas. Rae jälgimine, kas on sees väljas, eraldi nupp välja lülitamiseks on teil siin. Stop and start, kas te soovite, et auto siis foori taga seistes suretab ka mootori välja või mitte, selle jaoks on eraldi nupp ka välja lülitamiseks olemas. Veateated, juhul kui mingi veateede tuleb, siis kuvatakse see siia ja lõpus on siis radarite seadet, et saab reguleerida siis rae jälgimist, kuidas ta jälgib, kas ta on üldse sees või mitte, eks ju. Pimenurga andurid, kas on sees või mitte, need olid siis peeglis olevad, külepeeglites olevad kollased tulukesed, et kas keegi on pimenurgas või mitte, et jälgida kindlasti seda. Parkandurid, heli, kokkupõrkennetus, mis radaril alati soovitan inimestel sees hoida, alati maksimaalse jälgimise peal, see võib teie elu päästa. Ja kiirusepiirangu märgid, kas ta kuvab siia ekraanile või mitte, las kuvab, aga alati ei tasu usaldada, sest ta vahest võib ka valetada, eks ju. Siit siis saate seda stop and stardi tähendab siis valikut teha, kas ta on pikendatud või lühendatud versioon. See osa on siis meie jaoks, et me nullime siit ära siis hoolduse käigus hoolduse tulukese ja meter settings, viimane valik on siis, kus te saate valida keelt. Ülejäänud asjad on paigas, siin otseselt midagi rohkem tegema ei pea ja olemegi alguses tagasi. Püsikiirushoidja on roolis siis paremal. Siin otsas on nupp, millest te saate hoidja sisse lülitada. Kui ta on juba sees, siis alla poole vajutades, set poole vajutades, siis ta jääb hoidma. Üles alla pluss miinus saab reguleerida kiirust, mis ta hoiab ja enda poole tõmmates või vajutades pidurit, siis läheb kiirushoidja maha. Ja alati, kui te olete nüüd rakendunud hoidja, siis sellest nupust saite valida distantsi, mis ta ees oleva autoga hakkab hoidma. Et 3 valikut on seal siis. Keskmine, minimaalne ja siis pikk vahe. Siit külje pealt, roolisamba tagant, siin on siis nupud. Esimene on idle up, see tõstab siis mootori pöördeid ja soojendab mootori ja salongi kiiremini ülesse. 360 raadius kaamerate pilt, mis kuvab siis pildi siia raadioekraanile. Kui soovi enam, saab välja lülitada seda sama nupu alt. Parkandurid, kas ta on sees või mitte üldse, roolisoojendus ja koeme kummialune soojendusriba, et koemed kiiremini lahti suletada, et siis alustada kasutamist. Raadioekraan, alati kasutan mina näiteks home vaadet, kus näen ära keskmise kulu, palju on sõita, telefoni info ja kus ma reaalselt siis asun, et navigatsiooniseades. Menüü nupu all on eraldi välja kuvatud kõik nupud, destination, ühesõnaga siis navigatsiooniseade, otsingut saab teostada siis ülevalt, tagasi menüü, audio, ühesõnaga sources, saab kõiki need asju valida, mida saad kasutada, eks ju, AM, FM, Bluetooth ja nii edasi, eks ju. Favorites, lemmikud, ühesõnaga siia alla saab salvestada 6 lemmikraadiot. Otsinguid soovitan teostada siis listi alt, kuhu kuvatakse siis kõik raadiod, mis antud asukohas auto leiab. Siit paremale liikudes ja leides oma sobiva raadio, panete ta mängima, lähete tagasi oma lemmikute alla. Juhul, kui teda siin ei oleks, siis hoiate seal peal, kus te soovite salvestada. Ja peale piiksu siis annab märku, et on salvestunud. Ja heli, ühesõnaga esimene valik on siis, kuidas heli tundub, ise saate reguleerida, et enamasti me paneme ka siin loovutuse käigus juba paika, aga juhul kui see ei sobi, kõik neid asju saab siit alt siis teha. Menüü, telefoni siis nupule vajutades saate oma telefoni ära ühildada. Antud autole raadiol on siis olemas juba ka Apple CarPlay ja Android Auto võimalus, neid saab siis ühildada siit. Kindlasti on vaja siis USB siis laadimise otsa ja USB pistikud siit. Info all on minutise tulbad, palju võttis kütust näeb ära. History all siis mingi distantsi peal, näiteks Tallinn-Tartu kuvataksegi siin suur tulp, kus te näete ära siis palju oli keskmine kulu. Ja viimane valik on setup, üldseadet, kell, keel, saate koduvaadet siis reguleerida, tõsta ikoone ringi, kui on soovi.
Apple CarPlay võimalus või Android auto võimalusel, siit peab tegema valiku, kas Apple või Android telefon, et muidu ta jällegi ei ühildu. Piifheli sisse välja, taustavärvid, valgustus või mis värvide soovite, eks ju. Ja Delete All Personal Data kustutab kõik siis andmed mälust ära. Bluetoothi all on valik siis, kus te näete registreeritud telefone juba eemaldada või lisada, et kindlasti lisage siis sealt kaudu. Ja üks oluline koht on veel vehicle või auto ja tema seaded ja uste lukustus. Uste lukustus on automaatselt niimoodi sees, et kui te sõidate kiiremini kui 20 km tunnis, lähevad automaatselt uksed kinni ja lahti tegemise ma enamasti soovitan panna siis shift to park peale. Ühesõnaga, nii kui te panete parki peale, uksed lähevad kõik ilusti lahti. Ja hõmvaade tagasi. Üks oluline asi on veel see, et juhul kui see ekraan sõites teid segab või lähete auto kinno, siis ekraani saab ära ka kustutada. Selle jaoks on vaja valida siis menüü. Siia alla tuleb display valik, vajutate siia display peale ja screen off. Ja uuesti tööle saab panna ükskõik mis nupule siis vajutades. Edasi minnes ohutuled. Temperatuuri saad üles-alla siit, mõlemalt poolt valida. Soovitan kasutada pigem siis autofunktsiooni, reguleerib ise kuhu palju on vaja, et näita seda temperatuuri. Siseringlus, välisringlus, välja ei soovita kunagi lülitada, las pigem auto lõhk liigub salongis. Kiirus, kuhu puhub, neid 3 nuppu põhimõtteliselt kasutama ei pea, kui sa kasutad autofunktsiooni. Kella saab õigeks siit panna. Rear, ühesõnaga saad ära blokeerida tagaistujatele õhuvoolu, kui on vajadust, eks ju, ja siit samamoodi. Ning see nupp suunas siis kõik õhu esiklaasile, et kiiremini siis puhtaks saada. Siin all on siis laegas veel, kuhu saab asju panna. Valik H4, kiire 4-vedu. Valik L4, ühesõnaga aeglane 4-vedu, ühesõnaga aeglusti. Selle L4 valikuks peab kindlasti tähelepanu suunama sellele, et auto peab reaalselt siis sellel hetkel seisma. Käigukastil peab olema valitud neutral ja siis te saate valida selle L või aeglusti. Teistmoodi siis ei tohi, et siis võib midagi juba juhtuma hakata. Nuppudest veel siis keskdiferentsiaal siin, veojoa kontroll, second start tähendab seda, et teise käiguga kohalt võtt, juhul kui on mingid libedad olud näiteks, ja mäest laskumise abi, et aitab mäest alla tulla. Automaatkäiguvest, valikud siis B, park, R, tagurpidi käik, N, neutral. Neutrali siis otseselt igavalt vaja ei lähe, meil on vaja näiteks siis tõstukite vahel liigutada hoolduses ja D on siis edaspidi käik. Ja D pealt vasakule tõmmates siis saab manuaalselt käiku vahetada üles-alla siis kas üles käik või allapoole käik. Sõidurežiimid, kui sellised on valikud siin, ühesõnaga Eco, Normal, Sport. Enamasti kasutatakse normaali, siis auto on normaalselt erksam, ühesõnaga Eco teeb vähe uimasemaks ja sport on sport, ühesõnaga nagu igal auto tõstab mootori pöördeid, vahetab käiku hiljem ja gaasipedal on erksam. Istmete soojendus ventileeritaval moel ja jahutus ventileeritaval moel. USB telefoni ühildamiseks, 12 volti pistik. Seda osa liigutades, alumise osaga saate liigutada käetuge edasi-tagasi ja ülemist otsa tõstes, siis siin all on teil jahutuskast. Ühesõnaga, siin on ka power nupp, millest te saate siis jahutuse tööle panna. Ja liiguksid edasi siis tagaistmetele. Tagumiste istmete edasi-tagasi liigutamine on siis seest kangis siit seal küljenupust või hoovast saab alla lasta seljatoe natukene ja edasi-tagasi liigutada ei saa. Aga tärvenisti alla laskmine käib siis sellest ülemisest hoovast, et saab siis istme seljatoe täitsa alla lasta. Käetugi, topsi hoidjad, peatoed siis saab ise paika sättida, eks ju. Ja siin ees on sellised valikud, kus siis saab istmesoojendus sisse välja lülitada, temperatuuri valida tagaosale, eks ju, ja kuhu puhub näiteks. Ja 12 volti pistik siis seadmete laadimiseks kasutamiseks. Selline oli siis ülevaade Toyota Land Cruiser Black Edition varustuses auto kohta. Juhul kui teil jäi küsimusi või tekib küsimusi, siis võtke ühendust oma müügikonsultandiga.